kohale ilmub kas see, kes mängib Levadiaga 2-2 viiki või see, kes arusaamatul kombel mingi kaotus hangib. Igatahes praegu on Tammekaga rünnakul Siim Tenno ning tuleb ka kauglöök. Pedõk tõrjub selle. Oma väravasse lükkab Pedõk selle palli. 4. minutil asub Tartu Tammeka kohtumist 1-0 juhtima ning tõesti, kui sa uuritud, milline Tammeka täna siis välja ilmub, siis nüüd on ilmunud üks selline päris huvitav Tartu Tammeka siia, kes 4. minutil asub kohtumist juhtima. Siim Tenno kauglöök ning Stanislav Pedõk tõrjub selle palli oma väravasse. No päike olin Pedõkil siin silmas kahtlemata, aga selline tõrje on siiski totaalne ämber praegu Flora väravahi poolt. Pärast Marko Meeritsa lahkumist Hollandi kõrgliiga klubisse Arnhemi Vitesse tõusis Pedõk Flora esiväravahiks. Olid suured küsimused. Ning siit on olemas ja Markus Jürgenson teeb 1-1 värava 27. minutil. Mait Toomi käte eest ründab praegu Jürgenson seda palli ning lööb selle väravasse ning 27. minutil FC Flora jõuab viigini. Jalgpall on imeline mäng, üks hetk oled sa lähedal 2-0 eduseisule, järgmisel hetkel on mänguseis juba 1-1. Ning Jürgenson, kes Flora esimese nurgalöögi ajal mis seal salata, ka hoopis põnevama mõõtme. Gert Kamsi pikk pall ette karistalasse, Henri Anier trügib selles olukorras väga hõlpsalt ära Siim Roopsi ning Anieril võimalus juba mänguseis viigistada ning siin on Siim Lai, kuidas lööb üle selles olukorras palli. Ei ole võimalik, aga on küll. Esmalt Anier suurepäraselt mängib üle Siim Roopsi ja pääseb sealt löögile. Selle löögi said Tammeka kaitsid ja väravaht Mait Toom kuidagi takistatud. Pall põrkas täiesti vabalt Siim Lutsule, aga omakorda Siim Luts selle palli saadab 6 meetri pealt 3 meetrit väravast üle, mis on omamoodi oskus otse loomulikult ja mitte nüüd selline kõige positiivsem oskus, aga oskus siiski. Nii et väga kummalised asjalud näeme. Anier viib siin kohvile ka Tammeka kaitseid. Löögi suudavad blokeerida seal kahe peale kokku Kaldoja ja Toom ja siis tuleb Luts. Ja Jürgenson viigistas võimalusi, oli mõlemal meeskonnal veel ohtlikult, vaatab üle need väravad. Siin siis Siim Tenno kauglöök, mille Stanislav Pedõk mingil kummalisel moel suutis väravasse pudistada. Näeme, et seal lõi ta pärast jalaga veel ka väravaposti. No väravapost selles olukorras süüd ei olnud, pigem ikka Pedõk ise. Aga mis teha? Siit siis Flora parimad võimalused. Jürgenson vastase karistusalas, aga Kiidram mängib ta vastu puhtalt ja saab palli minema löödud. Siin aga veel Marko Sonni kauglöök, mis raksatas põiklat ja tuli sealt välja, nii et oli Tammeka väga lähedal 2-0 juhtväraval, aga kohe järgmisel rünnakul Florale nurgalöök ning Markus Jürgensonilt 1-1 värav 27. minutil. Pall kindlalt võrku ning mänguseis oli tõesti 1-1. Siin on Floral veel võimalusi, näeme, kuidas Jürgenson lööb korraga posti ning siin veel ka Siim Lutsult väga hea võimalus, kui ta vastase kaitseliini taha pääses, aga tõstis palli väravast mööda. Nii et Herrem, Možnikov, kenasti tõmbab mööda tolas olukorras Kiidronist, liigub ise karistala suunas, kukub võitluses Kaldojaga ning karistuslöök sellest olukorrast FC Florale ning paistab, et Kaldojale tuleb sellest olukorrast ka kollane kaart, sest et nii see ka on, sellepärast et liiga ohtliku veaga tegemist oli. 54. minutil esimene kollane kaart ka Tartu Tammeka meeskonnale ning Kaspar Kaldoja on see mees, kes siis kollast hoiatust oma nina ees näeb. Florel aga nüüd väga ohtlik karistuslöök ning seesama, ma arvan, et Erik Midtgaarden ongi peamine kandidaat, kes see toimetama läheb, sellepärast Valeri Minkeneni täna Flora koosseisus ei ole, mis tähendab, et tema on see tavapärane standardolukordade spetsialist. No Minkenen, ütleme, täpselt selle sama koha pealt, kus see pall praegu on. Eelmise hooaja viimases Tallinna derbis Flora ja Levadia vahel väga ilusa värava, Levadia väravavõrku keerutas. Praegu paistab aga, et lööjaks saab olema Midtgaarden ning näis, kas ja kuidas temal siis teda edu selles olukorras saadab. Väravaht Mait Toom on kamandanud sinna 5-mängijalise müüri. Midtgaarden läheb vindid, oi kui hea! Oi kui hea! 54 minutit Erik Midtgaarden viib FC Flora kohtumist juhtima suurepärase karistuslöögiga. 2 sammu hoogu, ilus vind, paljule müüri ristnurka, Mait Toom on võimetu ning FC Flora on kohtumist juhtimas. Suurepärane filigraanne sooritus 54. minutil. Erik Midtgaarden lööb oma esimese värava Eesti jalgpalli meistriliigas. Kallandi mängib palli kiirelt lahti, aga Grillo on seal Sonnil takkena küljes ning saab palli võideldud Florale. Siim Luts
ning läbisööt Meelis Peitrele ja siin ei ole suluseisu, teised täärjad on tulemas ka veel Anier ja kompanii ja Peitrel rahulikult ja 3-1 Florale. Suurepärane sooritus Meelis Peitrelt, lükkab palli rahulikult esimesse nurka ning seis on 3-1 Florale ja sellega peaks see mäng ka nüüd tehtud olema. Raske on näha, et Tammeka siit veel 2 väravat lööb. Väga kenasti tegutses keskväljal Siim Luts, suurepärane õigeaegne läbisööt Meelis Peitrele ning 74. minutil vahetus sekkunud poolkaitsja ette nurka, pall rahulikult veeretab selle sisse ning 3-1 Florale. On Flora suutnud raskest seisust välja tulla, kohtumise alguses kaotusseisu jäädi ning oli veel ka ju 1-0 Tammeka seisul, tabasid Tammeka mängijad korraga latti, kui Jõgi, Tenno senderdus kasti, seal nüüd on Prosa ja kompanii, Jürgenson saab pea vahele, kukub pall siiski täpselt Toropi alale, Toropi senderdus kasti ja seal mida Prosa ja lööb värava! Tammeka on mängus tagasi, nii uskumatu kui see ka ei ole. 82. minutil ning Albert Prosa lööb oma 13. värava selle hooaja Eesti meistriliigas ning Flora kaitsjad jäid nüüd seal unelema ning Tammeka on mängus tagasi, niivõrd üllatav kui see ka ei ole. Suurepärane kannakõks Albert Prosalt, 13. värav temalt sellel hooajal Eesti meistriliigas. Kas oligi Prosa puudet? Vaidale pigem ikka vist oli, nii et Eesti naistekoondise peatreener Keith Bowness märkis, et Flora häda on ebastabiilsus ja Gerd Kams, FC Flora tänane kapten, kuidas mänguga rahule jäid, tegelikult realiseerimisega just esimesel poolel ilmselt ei saa rahule jääda? Jah, et oli palju momente, mis tegelikult oleks pidanud väravaks ära lööma, oleks mäng palju rahulikum olnud ja tegelikult domineerisime terve mängu jooksul. Lasime endale päris siuksed nagu lollid väravad tegelikult lüüa, aga lõpuks 3 punkti, mis on kõige tähtsam. Kuigi jah, ütleme nii, et oleks pidanud palju paremini realiseerima momente. Järgmist 2 mängu on Kalju vastu, kui palju on muudab teie võistkonna ettevalmistus see, et Sergei Mošnikov saad enne kollase kaardi, mis jätab ta nüüd järgmisest mängust teemale? No see tähendab, et peab tulema järgmine vend ja suutma ennast tõestada, et muidugi on kahju, et Sergei nagu ei saa mängida, aga selline see jalgpall on. Olete uute täiendustega, norralastega nüüd kohanenud ja on nemad teiega kohanenud? No ma arvan, et enam-vähem oleme kohanenud jah, et ja ma arvan, et ka nemad on meiega kohanenud, aga täitsa okei, ma arvan. Aitäh, Gert! Meie siit A. Le Coq Arenalt tõmbame otsad kokku. 3-2 siis lõppskoor täna FC Flora kasuks selles tänases kohtumises ja loomulikult kõik, kes vähegi saavad kell 5 Eesti meistriliiga järgmised mängud juba staadionitel üle Eesti, nii Viljandis, Narvas, Paides kui ka Tallinnas, nii et otsige oma lemmikmängija, minge seda vaatama, kõike head, kohtumiseni!